ma ei tea. Okei. Nii. Ühesõnaga, point selles, et täna me räägime meestest. Ütle midagi. Okei. Et me loeme siis nagu kosmost maha igast asju ja õpetame teile meeste psüühikat. Või jah, psühholoogiat siis. Või mida iganes. See on tropp. Ma arvan. Tropp, nii. Kei vittu, mu armas. Ma armastan sind ka. Jaa. Okei. Tähendab, 5 tegevust, mis panevad tema vallatud mõtted täiskiirusel tööle. Nii, esiteks, las ta näeb sind hommikul poolpaljalt juukseid föönitamas. Väga kuum, eks ole? Ma ei kujuta ette. See on tõesti nagu föönitamas, föönitamine on nii seksikas. Ja kui mul mees oleks, ma kindlasti teeksin seda. Igatahes. Ja edasi pane meikides peale oma lemmik, kui ma oleks stripparlaul. Meile meeldib Rihanna, S&M. Ta mäletab terve päeva, kuidas sinu pepu liikus. Väga hea. Jah, meikides sa muidugi tantsid ja föönitab peput. Jep. Igatahes. Kolmandaks. Lindista oma häälitsemist, kui tegeled enese rahuldamisega. Muidugi, keset päeva me kõik tegeleme sellega. Seejärel saada talle... Mida sa tegeled? Ma istun, mul ei ole elu. Pürksis olen klaveri taga. Igatahes lindista oma häälitsemist, kui tegeled enese rahuldamisega. Seejärel saada talle keset päeva audiofail ja lisada sellele tekst. Kas sa tahaksid täna õhtul ka seda kuulda? Väga hea selle juures see, kui see mees kuulab seda teiste sõprade ja töökaaslaste juures olekul. See on eriti mõnus. Jaa. Tööd koju jõudes võta kohe rinna hoida seljast. Nii näeb ta esimese asjana sinu õrritavaid rindu. Oled sa proovinud või? Kelle peal? Ma ei tea, sorry, sul ei mees. Ta lesbi, by the way. Muidugi lesbi. Aga ei, jah. Rinnahoises, muidugi jah, mugav. Okei, 5. Koos õhtus süües ütle talle midagi riivatut, näiteks. Näed, kuidas ma seda lihatükki naudin. Hiljem pistan nahka ka sind. Ma küll ei tahaks, et keegi mind ära sööks, aga okei, kui meest selles asi meeldib, siis see on nende teema. Jaa, mina söön. Oota, kas see asi käib veel või? Lol, siis käib. Nii, väga hea. Oota. Nii, et sina ka ikka peale läksid. Jaa, vaadake pilti ka siis. Jah, Kosmo. Kosmo, alati tarkade naiste jutt. Jep. Targad naised. Kuigi jah, ma arvan, et pigem on niimoodi, et nad saavad kokku.